Pajusi rahvamajas toimus eile õhtul Põltsamaa valda planeeritavate tuuleparkide eriplaneeringu avalik arutelu. Kohal olid nii valla kui Kliimaministeeriumi esindaja, kuid arutelu valla elanikega läks kohati päris tuliseks. Tuulikute arutelu teemalisele rahvakoosolekule oli tulnud rahvast lausa nii palju, et siin ümber kultuurimaja praktiliselt parkimiskohta ei olnud võimalik leidagi. Ning muidugi, mis meelsusega rahvas oli kohale tulnud, näitasid ka plakatid, mis Pajusi rahvamaja ette olid toodud. Avaliku arutelu mõte on siis see, et on tutvustada, kuidas siis on protsess läinud, millised on esimesed mõjude hinnangud, millised uuringud on tehtud ja mis siis protsessis edasi peaks minema ja kuhu siis, millised järgmised uuringud tulemas on. Siin sees on tekst, kus teid arendajaid pandi needuse alla. Küsimuse peale, kes pooldab tuulikute rajamist Põltsamaa valda, ei tõusnud saalist ühtegi kätt, välja arvatud arendajad, ettevõtetest Utilitas Wind ja Enefit Green. Igal pool ei olda vastu, ollakse ka poolt ja need tasakaalud on suhteliselt erinevad, aga jah, ütleme, see tendents on pigem selline, et mida kaugemale planeeringutega jõuame, seda kriitilisemaks ja keerulisemaks need arutelud lähevad, seepärast, et inimesed näevad, mis tegelikult siis juhtuma hakkab. Kas Põltsamaa valda ehitada tuulikud või mitte, seda plaanib vallavalitsus ka kohalikult rahvalt küsida. Plaanime teha rahvaküsitlust, läheme siis eelkõige selle jaoks küsima luba volikogult ja siis tähendab see siis suurt tööd, et siis kogu Põltsamaa valla elanikkonna käest siis küsida nende arvamust tuulikuparkide koha pealt. Ja teine pool on see, et loomulikult jätkub siis planeerijate ja keskkonnamõju hindajate töö nende uuringutega ja siis ka plaanis on tellida täiendavaid uuringuid, mis siis puudutab sotsiaalmajanduslikku mõju ja mis tegelikult siis puudutab ka inimese tervist. Kas Kliimaministeeriumi arvates tuuleparkide rajamine süsinikku siduvatele aladele ei lähe mitte vastuollu teie eesmärkidega? Ma küsisin. Inimeste kõige suuremad hirmud ongi seotud eelkõige tervisega ja sellega, millist mõju avaldab madalsagedusheli, mida tuulikute labad väidetavalt tekitavad. No kindlasti neid tuulikuid siia valda ei peaks tulema ja neid ei peaks üldse Eestimaale sellises mahus tulema. Kindlasti sellises mastaabis tuulikute ehitamine ei ole mõistlik ja seda tehakse veel suure kiiruga, et tavaliselt on tulnud halvad otsused kiirustades. Minu arvamus on selline, et see toetub suuresti emotsionaalsetele esinemistele Põltsamaa vallas, Põltsamaa kultuurimajas, tänases Pajusis ja see vastus on absoluutne ei. See ei saa minna teistmoodi. Tänasel päeval see meelsus siin saalis oli, mina ei näinud ühtegi inimest, kes tõstis käe, välja arvatud muidugi arendajad, kes oleks selle poolt. Et kas see pilt on üle Eesti igal pool ühtemoodi? Nii palju, kui meie näinud oleme, siis tõesti see nii on. Et probleem on pigem selles praegu, et inimesi ei teavitata väga, enamus inimesi saab teada viimasel hetkel, siis on inimesed tigedad ja ärritunud ja nendega ei arvestata, neid ei kuulata. Kõik on vastu. Kõik, kes on andnud mulle 328 inimest on konkreetselt allkirjastanud siin. Kõik on olnud ilma ühegi küsimuseta. Nad tulevad ja annavad ainult allkiri. Nad on vastu sellele. Kohalik omavalitsus rääkis siin allkirjade kogumisest. Seda juba tehakse rahvaalgatus.ee, et minge vaadake sinna.